Jätkame ettekannetega. Palun siia keeleteadlase ja tõlkija, Läti-Eesti keeleauhinna laureaadi Lembit Vaba, kes teeb ettekande sõnavara uurija mõtteid sõnavara uurimisest. Avulikud kuulajad, et minu mõtteid ei läheks väga hargnema, siis ma keskendun sellele, milliseks inspiratsiooni allikaks mulle on olnud ja üha on Julius Mägiste eesti keele etymoloogiline sõnaraamat etymologisches Wörterbuch ja toon ka mõned näited. Ma arvan, et keegi teist ei vaidle selle vastu, et meie etymoloogiliste sõnaraamatute traditsioon on praktiliselt olematu. Etymoloogilised sõnaraamatud on õieti kokkuvõtted vastavatest uuringutest. Pole uuringuid, pole sõnaraamatuid. Kui 1980. aastatel Keele- ja kirjanduse instituudis, tollaegse nimetusega praegu Eesti Keele Instituut, arutati, kas hakata koguma materjali sõnaraamatuks, siis oli 3 arvamust. Esimene, meil ei ole vaja eesti keele etymoloogilist sõnaraamatut, soomlased on suurema osa tööst ära teinud ja etymoloogiline sõnaraamat ilmub, silmas on peetud skessi ehk soomekeelne etymoloogiline sõnakirja. Selle ilmumine oli poole peal. Teine arvamus oli, et aga kohe trügitakse Julius Mägiste saksakeelse eesti keele etymoloogilise sõnaraamatu käsikiri, võtame selle, tõlgime, parandame vead ja probleem on lahendatud. Aga 3. arvamus, mis võitis, oli see, et ei, hakkame koguma materjali Läänemere soome keelte. Ja te kuulsite õigesti, Läänemere soome keelte nende sõnade ja sõnatõvede kohta, mille kohta on avaldatud etymoloogilist arvamust. Tol ajal, vähemalt tollaegse Keele- ja kirjanduse instituudi soome-ugri keelte sektoris, juleti lennata kõrgelt ja kõrgemalt. Kui nüüd rääkida Julius Mägiste etymoloogilisest sõnaraamatust, siis see, et polnud piisavalt ettevalmistavat tööd selle sõnaraamatu koostamiseks, see paistab väga paljudest kohtadest välja. Ja ma ei oskagi teile öelda, millist ettevalmistavat tööd Julius Mägiste oli teinud. Võib-olla mõnevõrra avaks seda Julius Mägiste ja Alo Rauna kirjavahetus, mida mina ei tunne. Need 2 meest olid hõimlased, kälimehed ja nagu ma olen kuulnud Julius Mägiste tütrelt Marjo Mekiverilt, siis selles kirjavahetuses avati ja käsitleti ka uurimistööga seotud probleeme. Nüüd, üks suur probleem, mis Julius Mägiste etymoloogilist sõnaraamatut või õieti, ütleme täpsemalt,
etümoloogilise sõnaraamatu pooleli jäänud ja toimetamata käsikirja vaevab, on massiivne näpuvigade hulk. Ja selle põhjuseks oli Julius Mägiste segane käekiri. Julius Mägiste ei õppinudki masinal kirjutama, ütles tema kolleeg Trygve Sköld. Ja kui Julius Mägiste pensioneerus, oli tal võimalus alles siis asuda etümoloogilist sõnaraamatust koostama, kuid tema töökoha Lundi ülikooli soome-ugri keelte seminari või ütleme täpsemalt instituudi masinakirjutaja keeldus tema käsikirja masinakirjas puhtaks kirjutamast. Aga nagu Trygve Sköld on mulle öelnud, peagi leiti just nagu lahendus, nimelt Jugoslaaviast, Tito kommunistlikust paradiisist mingi imekombel oli õnnestunud põgeneda ja Rootsi tulla pagulasnaisel Emilia Romahani, kes väitis, et ta valdab suurepäraselt saksa keelt ja masinakirja. Tegeliku töö käigus selgus, et tema enesehinnang oli liiga kõrge ja nagu Trygve Sköld on öelnud, paukus ja tõstis häält. Julius Mägiste, mis oli väga tavatu Rootsi ühiskonnas, asi ei paranenud. Kui 1980. aastate keskpaigas oma tööülesannena kogusin materjali Läänemere soome keelte sõnade kirjutatud ja publitseeritud etümoloogiate kohta, siis minu otsene ülemus Valven Hallap ülimat eksaktsust nõudlev inimene ütles mulle, et Julius Mägiste etümoloogilist sõnaraamatut ei ole võimalik kasutada, sest see kubiseb vigadest. Ja tol ajal Hallap tegeles niisuguse huvitava probleemiga nagu eda ja eda, keda ja keda adjektiivide uurimisega. Ja see artikkel ilmus Keeles ja kirjanduses 1983, siis sellest kirjandusest, mis Valven Hallap kasutas Mägiste etümoloogilisele sõnaraamatule viidet, seal ei leidu, aga ometi Valven Hallapi töö tulemus kuulub meie eesti keeles ilmunud etümoloogilise kirjanduse parasalve kullateradena. Nimelt, Hallap väga järjekindlalt otsustas, et eda adjektiivide on praktiliselt kõikidel süstemaatiliselt rööpne vorm kede kujul, siis sellised näited nagu rase ja raske, vire ja virge, tahe ja tahke, tihe ja tihke ja nii edasi. Soome keele etümoloogilises sõnaraamatus ja nii ka Julius Mägiste sõnaraamatus on see probleem esindatud, kuidas juhtub väga ebajärjekindlalt. Näiteks tahe ja tahke puhul on soome keele etümoloogiline sõnaraamat ja seda kordab ja Julius Mägiste kirjutatud umbes niimoodi. Siis tahe ja tahke. H-ka ja H-vaheldus on ebareeglipärane ja seletamatu, kui ei ole küsimus kahe eri sõna, tahke ja tahe segiminekust laial alal. Ja
minu harras soov on, et meie loodav teaduslik etymoloogiline sõnaraamat võtab arvesse täiel määral seda, mida Valmen Hallap on selle teema kohta kirjutanud. Aga siiski ma möönan, et on kohti ja neid on palju, kus Mägiste etymoloogilist sõnaraamatut tuleb, sellele tuleb läheneda rakendava loovusega. Aga veel kord kordan, mulle on see olnud ja üha on jätkuva inspiratsiooni, mõnikord eriti irriteeriva, aga siiski inspiratsiooni allikas. Mõne näite. Üks niisugune huvitav probleem, millest Mägiste avaldas 1934. ajakirjas Eesti Keel artikli näiteid NKK ja MPP hääliku arengust. Nimelt NKK see velaar nasaal ninahäälik kaob, samamoodi ka M võib kaduda B ees, aga mingil seletamatul põhjusel seda huvitavat tähelepanekut taas Mägiste ei ole oma etymoloogilises sõnaraamatust kasutanud ja saanud sellest innustust olen ma kirjutanud paar artiklit samal teemal ja selle töö tulemusena võin nüüd tõdeda, et hääliku järjendid, kus saal on kadunud või assimileerunud eelneva vokaaliga, on märksa rohkem, kui Mägiste omal ajal kirjeldas. Ja samuti nasaalikao või siis ninahääliku MNKao tagajärjed on mitmekesisemad ja eriti huvitavad on niisugused juhtumid, kus nasaali asemele on ilmunud iiline teisik. No, niisugune etymoloogiline rida nagu räntsakas, rätsakas ja räitsakas, siis lumehelve. Või siis näited lott, lont, kott ja kont. Tuginedes sellele tähelepanekule olen ma ehitanud üles balti etymoloogia sõnale langud. See nähtus on iseloomulik ka balti keeltele ja täiel määral tuleb see esile tänapäeva leedu keeles. Nii samamoodi nasaali kõrval esinevad iilised teisikud, nagu ütleme leedu keele sõnas benkti lõppema, aga selle kõrval ka teisik beikti või siis leitsaku tähendus suvekuuma tähenduses tvankas ja tvaikas. Ja just niisugusele hääliku arengule toetudes olen ma oletanud, et samasugune rööpsus on esinenud juhtudel leedu sõnas laiguanas, mis tähendab naisevenda ja ka muid sugulasi ja nende feminiinsed variandid, siis oletan, et laigonas kõrvas on esinenud ka langonas, mis annaks meile võimaluse seletada lange kui vana balti laenu. Samalaadne tüvevariant esineb minu arvates ka niisugustes sõnades, kus S või T ees esineb eesti keele alal, aga mitte ainult eesti keele alal, ka R või see ei esine. Ja see on andnud võimaluse mul väita, et balti laen õis tohutu häälikuliste variantidega
võimaldab sellesse sõnaperre liita ka taimenimetuse äärts, siis õis, Lõuna-Eesti variant. Aga ma võin natukene rohkem rääkida või ei või rääkida. No nii, siis ütleksin ma, et huvitav ja inspireeriv on olnud mõelda edasi, mida Julius Mägiste on tahtnud öelda, kui ta on jätnud oma sõnaartiklid lõpetamata. Ja neid juhtumeid on rohkem kui üks, kus ta on öelnud, et tegemist on Balti laenuga, aga laenualust pole esitanud. Niisugune artikkel on sõna Kasima. Selle laenu etymoloogia ma olen viinud lõpuni, aga kuna mul on nii vähe aega, siis ma seda lähemalt ei selgita teile. Või kus Mägiste on öelnud, et sõna vistrik võib olla Balti laen, kuid pole jätnud artikli pooleli. Kui ma töötasin Lundi ülikooli soome-ugri seminari raamatukogus, mis on tänu väga rikkalik Julius Mägistele ja mille saatust ma tänapäeval ei tea, sest juba siis, kui ma Lundi ülikoolis olin, mõeldi lakkamatult sellele, kuidas sellest raamatukogust vabaneda. Aga selles raamatukogus oli soome-ugri keelte etymoloogiline sõnaraamat, siis omalainen sõnakirja, mille kõik need köited, mis ilmusid Julius Mägiste eluajal, on see Mägiste pool detailselt läbi vaadatud ja äärele on kirjutatud peenes käekirjas märkmed, millised võimalikud alternatiivsed etymoloogilised seletused on võimalikud. Nende hulgas ka on seal esile toodud juhte, kus võimalik oleks tegemist võib Balti laenuga. Aga nagu ma ütlen, ma ei tea, mis on selle Lundi ülikooli soome-ugri seminari väga rikkaliku, vähemalt tol ajal väga rikkaliku raamatukogu saatus tänapäeval. Nüüd, nii, ma ei vaata siia poole. Ma tahaksin rääkida veel ühest asjast. Võin ma paluda 1 minutit? Eriti huvitavad on need juhtumid, kus Mägiste on sõnaartiklit jätkanud etymoloogilise analüüsiga nii, et ta on lisanud sellele mingi homofooni, mis on täitsa võimatu ja teinekord meenutab rahva etymoloogiat. Niisugune juhtum on minu jaoks väga huvitav Sipsik, mis sai tuttavaks tänu Eno Raua lasteraamatule. Seal on öeldud, et see sõna võib olla küsimärgiga Julius Mägiste sõnaraamatus. See võib olla tuletis verbist sipsima, lööma kergelt kedagi. Nii. Ma siiski arvan, et see sõna võiks olla kas läti või vene laen. Ja sellega seoses, kui ta on läti laen, siis tema laenualuseks oleks läti žiptšik. Nii, väga laialt tuntud ja ambivalentse tähendusega. Elav jumsikas, tavaliselt tänapäeva soome keeles elav spordipoiss või siis väga osav suli. Selline ambivalentsus on saatnud seda sõna žipšiks, mis läti keeles on vene päritoluga seotud sõnaperega, mis tähendab elavad živoi. Nii,
huvitav on see seoses sellega, et tahaksin teile veel rääkida meie teadusmaailmas viljedavast pimeretsensioonist. Ja mulle on peatoimetaja öelnud, et Eestis ei olda üldse valmis või ei olda veel valmis pimeretsenseerimist tulla valguse kätte. Ja Sipsik puhul on üks väga meeldiv kogemus, nimelt retsensent juhib tähelepanu sellele, kas vene VC kirjas, kas selle substituut ehk häälikuasendus võib olla B sees, sest soome keeles selle laenualuse realisatsioon ei ole mitte, ütleme, kui kopsik oleks meil see tugisõna, soome keeles see on kousika, mitte kopsika. Ja siit selgus huvitav probleem, et meil ei olegi see küsimus hästi lahendatud, ehkki viimasel ajal on ilmunud 2 väga mahukat monograafiat eesti keele vene laenude kohta, üks Mari Mustalt, teine Roger Bloklandilt, mida Jüri ka siin mainis. Aga mida teha niisuguse pime retsensendiga, kes kirjutab? Teine pime retsensent takerdus lootusetult Läti laenuannuse tähendusse petis ja suli. Ja nüüd ta kirjutab ja hüüatab nii. No see on meie Sipsiku, Eno Raua Sipsiku jaoks juba liig, mis viib. Aga veel kord ütlen, Läti Živčiks on ambivalentne ja järjest, aga Läti ajalugu ma ei jõua teile rääkida. Vabandan, et ma ületasin tähti.